Tervist, olen Henri Välja, 18-aastane ründav poolkaitsja. Jalgpallikeeles siis number 10. Liitusin Floraga selle aasta algul Paide-linna meeskonnast. Kohanemine Floras on olnud sujuv. Eks algul ikka oli natuke raskem. Uus klubi, uus keskkond, uued treenerid. Aga eks mängijatest olen paljudega ka ju varem mänginud nii koondises kui ka klubis. Nii et ma arvan, et see sisse sulandumine läks nagu sujuvalt. Koondises olen näiteks mänginud Markus Poomi, Mark-Anders Lepikuga kui ka siis Markus Soometsaga, kellega koos me põhimõtteliselt Florasse tulime samal ajal siis. Ja ka eelmises klubis mängisin päris aasta aega vist mängisin Michael Ilanderiga. Suurimaks eeskujuks kindlasti, meil on suhteliselt noor võistkond, nii et eks nad vanemad mängijad ole nagu Enar Jääger, Konstantin Vassiljev, kellel on koondises mitusada mängu nagu kirjas ja kellelt kindlasti õpetussõnu tasub trennis kui trenni väliselt kuulata. No nüüd peale seda eriolukorra pausi on, ma arvan, kõigil on nagu väga kaif ja hea nagu tagasi väljakul olla, et sellest nii pikalt selliselt individuaalselt treenida on korralik nagu siuke väljakutse, et jalgpallur on ikka harjunud kollektiivselt treenima nii igapäevaselt, et kindlasti väga mõnus on tagasi olla. Nüüd isiklikult ootan, et saaksin uuesti mänguaega. Teen selleks trennides, annan endast maksimumi ja küll need minutid ka siis nüüd uuesti kogunema hakkavad. Tallinna Kalev on nüüd viimastes mängudes head minekut näidanud. Neil on üpris noor võistkond, kes kindlasti mängib iga hinna eest lõpuni. Meie töö on nüüd laupäeval nende kontrarünnakuid nullida ja ees olla resultatiivsed. Florat ees ootab sellel hooajal kindlasti tiitli kaitsmine ja sellel käima läinud hooajal siis ja kindlasti ka ju Euroopa mängud, mida me kindlasti väga suure põnevusega ootame. Tänase mängupäeva staariks on Henri Välja, kes tänavu talvel siis siirdus Paide linnameeskonnast FC Florasse. Me soovisime tegelikult teda juba endale tuua enne, kui ta Paidesse läks otse Nõmme Unitedist, aga toona siirdus ta Paidesse. Usun, et tegu on mängijaga, kes suudab just rünnaku osas palju juurde anda enda hea tehnika, läbisöötude ja ka heade löökidega. Ma ütleks, et pärast eriolukorda on klubi uuesti oma raja peal tagasi ja kõik inimesed saavad teha enda tööd normaalselt. Just see käib treenerite, noortetreenerite, mängijate ja noormängijate kohta, kes siis ei saanud teha enda tööd tavapärases rutiinis. Kontori poolega siis saime me targemaks vana teada tuntud tõde, et 9-5 ei ole vaja igal inimesel kontoris viibida. Tähtsam on see, et töö oleks korralikult tehtud. Küll aga see kodus töötamine siis ei asenda seda sotsiaalset poolt, mida inimesed saavad koos kontoris viibida. Uute reeglitega kodumängude korraldamise puhul on praegu toimunud ainult üks mäng, mis oli kodus Tammekaga. Ütleme, meie jaoks kõige suurem muudatus on lihtsalt see, et me ei saa publikut lasta staadionile ja siis lubada alusel maksimaalselt koos mängijate, kohtunike ja staffiga
võib-olla 100 inimest, et ma usun, et selle korraldamine laias laastus ei erinenud sellest, mis tavalistel kodumängudel on. Lihtsalt publik jäi sellest valemist välja. Alates 1. juulist siis naaseme natuke rohkem tavaolukorda, kus lubatakse kuni 1000 inimest tribüüni peale. Kindlasti on meie eesmärk, et kõik kodumängud olekski see maksimaalne lubatud arv täis, eriti sellepärast, et tegu on ikkagi 30. juubelihooaega ja oleks eriline see saata mööda niimoodi, et maksimaalne lubatud arv inimesi on tribüüni peal. Kindlasti kogu selle hooaja vältel proovime meenutada neid inimesi, kes on meie klubi ajaloos tähtsat rolli mänginud ja tuua siis neid natuke lähemale meie klubile.